No kui suur üldse saab olla kunsti mõju meie füsioloogilisele toimimisele? Noh, kui me jätame näiteks aju välja või siis näiteks mingid nägemisfunktsiooni välja, kas saab kunst reaalselt tekitada meil kõhu lahtisust? No mina küll usun kindlalt, et kunst saab mõjutada meid ka füsioloogiliselt, aga iseasi, missugune see kunst siis on, eks ole, kunst võib olla ka niisugune, et sina vaatajana pead füüsiliselt sõna otseses mõttes selle kunsti sisse astuma, siis kogu su keha tuleb ikka mängu. Aga siin on jällegi üks sõna on niisugune rohkem nagu tava käibes tuntud, eks ole, kõhu lahtis, me teame, mis on, eks ole, aga ajuplahvatus on pigem selline kujundlik võrdlus selle kohta, et peas toimub siis mingisugune üllatuslik selginemine mingisugusel teemal. Äkki on see üllatuslik kinnijooksmine hoopis? Ja ei no, aga plahvatus on midagi niisugust, mis viitab nagu lahendusele. Mingi nagu lahendus, lahedus ja puhastus, ütleme võib-olla, et kas see ajuplahvatus on midagi niisugust ja, või kinnijooksmine on jällegi niisugune suletumat moodi sõna. Aga ma arvan, et sellist kunsti kindlasti on, aga muidugi pigem ma ütleks, et loominguline tegevus võib seda kõike tekitada. Aga ütleme, lühike vastus on see, et milline kunst. Aga sealt on ju väga lihtne tulemus siis, et tõesti see kunst, mida sa ise parajasti lood, võib tekitada sinust nii ajuplahvatusi kui kõhu lahtisusi.